tavapere lastel on oma kallis ema-isa, kes aitavad nendel 1. septembril oma kooliteed läbida ja liiklemise põhitõdesid selgeks saada, siis varjupaigalastel seda kallist inimest ei ole, nii et me katsume nende lastele nagu toeks olla, et need liiklemise põhitõed selgeks saavad. Seepärast me oleme siis täna siin liikluslinnakus, et läbi mängu neid kogemusi saada. Mida varem lapsele alustada, seda kõike õpetada, nagu me oleme kogu aeg rääkinud ikka esimeste sammudega. Nüüd on ju hoopis vähem liiklusõnnetusi ja just sellepärast, et see liikluskasvatus peab algama lasteaiast, kodust ja lasteaiast. Siis jääb kindlasti midagi külge. Õpetada seda tähelepanelikkust, hoolimist, seda kõike. Mina isiklikult arvan, et liikluskasvatust on vaja igale lapsele. Selleks, et üleüldse meie lapsed saaksid areneda ja õppida ja kasvada, peavad nad kõigepealt ellu jääma ja selleks on neil vaja liikluskasvatust. Tavalapsele suudab seda anda igapäevaselt ema ja isa, aga turvakodu lastel paljudel seda võimalust ei ole ja selleks on just see liikluslinnak minu arvates väga suurepärane koht. See kindlasti annab meie lastele juurde enesekindlust ja palju teadmisi liiklusest. Lastel on võimalik õppida liiklust, õppida autoga sõitu ja meil on ka tähtsal kohal on ikkagi see, et laps saaks midagi nagu teha aktiivselt. Täna siin Võrumaal liikluslinnas proovime siis lastele lavastadagi neid reaalseid liiklussituatsioone, saavad katsetada siin elektriautodega liiklemist ja väga hästi on nagu näha, kuidas nad esialgu sellise suure elevusega rikuvad seal teatud nõudeid, aga kui nad harjuvad selle keskkonnaga, siis nad oskavad vägagi ilusti liigelda, järgivad kõiki foore ja ülekäiguradasid. Et see näitabki täpselt seda, et kui lapsed harjutavad, siis neil tulevad nendes keerulistes liiklussituatsioonides need õiged käitumisharjumused nagu esile. Ja see on väga kasulik. Nad natukene võib-olla juba teadsid kõik need reeglid, liiklusreeglid, aga siin nad veel proovisid, kuidas autoga võib sõita ja ma mõtlen, see nendele on väga huvitav see ja kõige rohkem mõtlen nendele meeldis, et nad ise sõitsid. Et kiirabi juures õppisin seda, et kui keegi on teadvusetu, siis tuleb ta pikali panna ja pulssi kontrollida ja kiirabi kutsuda. Mulle meeldib siin kõik ja siis me sõitsime autodega ja mulle kõige rohkem meeldis disko siin. Mulle on siin kõige rohkem meeldinud autoga sõita.